Just lõppes Vaba Rahvalaulu kontsert Rakveres, kus sa ise esinesid. Mis muljed sul jäid? Suurepärane. Ma ütlen, siin on nii hea selline aura ja õhkkond, energia, et see on täiesti enneolematu kontsert. Et see oli nüüd juba 17. korda. Ja olen ka üks kord varem olnud paar aastat tagasi, kui toimus see Raplas ja muidugi YouTube'ist olen vaadanud ka lihtsalt neid kontserte, mida suurepärane pildiraadio on üles võtnud, et see on midagi erilist, et ütlen, et siin on täpselt sellised laulud, mida me kõik teame, mida me kõik tahame kaasa laulda. See on läbi ja lõhki Eesti asi, siin on isamaalisust, siin on ka selliseid laule, mida ilmselt me kõik oleme laulnud kusagil jaanitulel, juubelitel, need on hästi selline südantsoojendav. Täna siin oli kõva vihmasadu, kuidas varasematel aastatel on olnud, kui sa oled käinud näiteks, või kas see vihm ka siin täiris või kuidas see tundus? Tead, 2024 minu meelest väga ei olnudki vihma, pigem oli selline ilus päikseline, aga näed, praegu tuleb ka päike välja, nii et ütleks, et sellised üritused panevad natukene eestlast proovile, et kui suur see tema lauluarmastus on, kas ta nüüd lahkub selle vihmaga, aga üldiselt ikkagi ei lahku, et pigem ütleme selline vihmasadu ja kõik see ilm ja ilmaolud, see käib lihtsalt Eesti eluga kaasas, see käib ka selliste vabaõhukontsertitega kaasas, et see on loomulik osa ja võib-olla on hiljem isegi äge meenutada, et näed, sadas paduvihma ja me laulsime seda laule, eks ju, üheskoos, et pigem ei muserda. Muidugi, mis mul on rääkida, mul oli katus pea kohal, eks ju, koorid laulsid siin, neil ei olnud midagi, ja rahvas oli siin pool, et selles mõttes hästi vaprad on igal juhul kõik, kes täna siia tulid. Kuidas te taasiseseisvuspäeva tähistate? Kas nüüd, kui koju sõites, siis teete väiksed kiruvilevad kodus ka veel? Tahaks teha küll, ja et ütleme nii, et see on pigem selline südameasi, et on südames, et sa mõtled, räägid, oled. Ma ütlen, et tänane taasiseseisvumispäev ja see kontsert on mulle endale hästi eriline, sellepärast, et ma olen siin koos oma isaga. Juhtus nii, et täna ei ole mul lava taga mitte ühtegi last kaasas, mis on erakordne, tavaliselt keegi ikka on. Et siis seekord meil on hästi tubli perekond, meil on tubli issi, meil on tublid vanaemad, kõik lapsed on ilusti hoitud ja nii, et minu hobimuusikust, hobitrummarist isa sai siis täna tulla minuga koos siia ja meenutada seda aega, kui 35 aastat tagasi tema ise siis bussiga vedas rahvast siis Tallinnasse, nii et selles mõttes hästi palju nostalgiat ja väga-väga eriline on tänane.